toidufestival Grillfest. Toidufestivali Grillfest peetakse juba alates 1999. aastast. Nendel kaugetel aegadel oli festivali lipulauseks seamoodi süüa ja härjalt pidu. Ajad muutuvad ja inimesed ka. Alates 2007. aastast on Türi rannas ja lauluväljakul korraldatud uue põlvkonna toidukultuurifestivali, kus kohtuvad hea toit ja kultuur ning sissepääs suurele toidupeole on kõigile prii. 2012. aasta on hea toidufestivalile Grillfest märgilise tähendusega. Osalejate arvult aegades suurim toidufestival peetakse Pärnus, looduskaunil Vallikääru aasal, mis toimub kaasaegselt suurel toidupeol ja kas eestlane üldse oskab süüa teha. Seda kõike saates uurimegi. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, kinnitage turvavööd. Saatejuht on Kairit Tuhkanen. Mida teie pakute? Pakume värsket leiba kohe hommikul kõrva näksimiseks ja siis kui on suuremat söömaisu, siis saate tulla Rõõmsa Kokkamajja sööma. See on meil Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste ja õpetajate restoran. Mis teil on öelda preemia inimestele enne, kui me maitseme teie käsitsi tehtud jäätist? Oi, tulgu meie jäätist maitsma. Meil on parem. Päev tõotab tulla huvitav, sest kõik esitavad kõigile väljakutseid. Et miks on hea olla selle saate juht? Las ma mõtlen. Kuidas on kõige õigem jäätist süüa? Kas limpsida või ammustada? Pakuks limpsida ja mõnuga. No aga kas me saaks ühe näidise ka, kui te ise sööte jäätist, kuidas on kõige õigem jäätist süüa? Et te ise sööte? Kuidas seda õige lahti on teha? No tegelikult eks altpoolt, et saab selle jõuga niimoodi rõõmuga lahti. Siit lahti, topsi välja, eeshooga. Kas naeratama peab ka seal? Muidugi. Nii et tegelikkuses romantika tegemiseks Pärnus hea toidufestivalil ei olegi enamat vaja kui üks korralik tutuploomi jäätist. Just nimelt. Tore kaaslane. Ja. Päike. Ja. Loojuv. Muidugi. Ehk siis Pärnu Vallikäär ja preemia jäätis, tore inimene kõrvale ja rohkem polegi vaja. Täpselt nii, eriti täna, sükse ilmaga. Guantanamera! See on ka nii hea. Õnneks ma kinnustasin oma elu seesamis ära täna selle vastu, kui ma ennast lõhki söön. Ma elan linnas, kus kõigjal on palmid päikese kulla. No mis on E-piimal uudist Eesti rahvale? E-piima kõige suurem uudis on see, et meil on väga hea Eesti juust ja meie juustusortiment on väga lai ja rikkalik, nagu te näete, rahvas usinasti maitseb ja pakume eriti täna välja oma lepasuitsu Eesti juustu, nii et võite ka oma musimagusaks teha. Ma julgelt võin öelda, et mina olen juustuhoolik, et mina armastan juustu süüa, kohe kohutavad. Tere tulemast klubisse, ma olen ka juustuhoolik. Täna te astuge meie juurest läbi. E-piimal on täna selline suur uudis, et me presenteerime oma uut juusturaamatut, raamat juustudest. Seal on räägitud juustu ajaloost ja juustu retseptidest üle maailma. Meil on täna siin külalised tulemas ja me teeme toite meie juusturaamatust, juustu retseptiraamatust, erinevate maade juustutoite. Aga miks E-piim armastab Grillfesti? E-piim on ka toidukultuuri poolt. Toidukultuur on igapäevane kultuur ja tõesti toidukultuuri tuleb toetada ja tegelikult rahva maailmakodaniku taset näitabki toidukultuuri suhtumine ja seda on vaja Eestis arendada. Guantanamera, Guantanamera, mu kodu Guantanamera. Väike soolo, Heine Vaikmaal.
mis sa siin teed, kurat, niisama ikka ei ole vaja. Lähme nüüd ilusa ahju juurde ja lähme vaatama, mis seal sees on. Ole hea, tule astu meie laeva ka. Vaadake, kuidas Pärnus naisi ära sebitakse. Lihtsalt käest kinni ja minekut. Ainult teha, ei ole siin mitte midagi ei ole teha. Vaatame, mis me siin küpsime. No mis teil on siin, mis teil siin küpseb? Ma usun, et tasakesi peab olema, vaatame, äkki paneb lendu ka. No. Oi. Keegi on see, põrsapraad on see, et sellest saab nagu väga maitsev mahlakus liha on, et tulge alati proovima. Üks maitseaine, milleta kindlasti ei saa, on kindlasti natukene rõõmu, õnne ja armastust. See on kõige tähtsam selle grillimise juures, ilma selleta ei tule. Ja kõige tähtsam on pärast määrida kindlasti seda rahva armastatud maitsega. Nii, väga huvitav sissejuhatus meie Meira telgile, kust me kohe uurime, mis on Eesti maitseainetes uudist. Meie silmapiiril kollandelli ja mererannas sinakad veed. Miks Meira grillfesti armastab? Meira armastab sellepärast grillfesti, et meil on hästi suur valik maitseaineid, kohvisid, sinepeid, küpsetusaineid, mida kõike grillimisel on võimalik kasutada ja me oleme juba siin 6. aastat grillfesti maitsesponsoriks olnud. Kindlasti me eelistame seda, kus maitseainete segudes ei ole soola. Meil on ära toodud ka vastav märk, selle peal 0% märk. Näete, seal riiulis isegi on üks kalamaitseaine näha hästi suurelt, et sool on see maitseaine, mida me paneme kõige viimasena. Nii et maitseaineid, nagu juures oleval pildil näete, saab ka mitut moodi kasutada. Pärast saab ka supi sisse loorbeeri lehe panna või aniisi. Nii et me jõuame ikkagi selleni, et Meira tooted sobivad nii suvesse kui ka jõuluaega ja jõuluajal tark mees oskab oma naisele ka Meira maitseainetest teha kaunitehted. Kindlasti, et kui süüa ei oska teha või rooga ei oska mees teha, siis teeb kaunistused oma naisele, eks? Kas keed või kõrvarõngad? Selle kauni jutu peale pole muud teha, kui minna üks korralik kange kohvi juua. Just, lähme. Tule minuga koos, ma kutsun sind kaasa. Kuigi seda ei tea, kuhu viib see loojupäev. No ütle Eestis 2 kohta, kus sa tead, et saab alati head kohvi. 20. sajandi kohvik Tallinna Vanalinnas, üsna Raekoja platsi lähedal ja Jõhvi kontserdimaja kohvik Mozart. Seal ma olen saanud väga head espressot. Kindlasti oled joonud ju ka nendes tanklates kohvi. Et millises Eesti tanklas on selline kõige joodavam kohvi just sinu jaoks? Võtame Tallinn-Tartu maantee peal sellise koha nagu Kups. See asub seal Mäo suure ristmiku peal uues Neste tanklas. Issand, kui ilus. Kui ma e-piima telgis ütlesin, et ma olen juustuhoolik, siis nüüd ma olen kohvihoolik. Oi, Fairim. Fairim, süda. Sina oled hurmuri. Tervist. Meie tahme taeva minna selle suure hulgaga. Meie tahme taeva minna selle suure hulgaga. Ei saa minna, sild on katki, nõnda minna me ei saa. Ei saa minna, sild on katki, nõnda minna me ei saa. Aitäh, Henn Auksmann, head sõbrad, see on aplausi koht. Heatoidufestival Grillfest 2012. Teine festivalipäev on ühise söögi palvega, ühise lausungiga pidulikult avatud. Heatoidufestivali Grillfest südameks on restoranide allee, kus tegutsevad suured ja väiksemad teemarestoranid, kohvikud ja joogibaarid. Hõrke roogasid ja põnevaid suupisteid leiab siit igaüks. Lisaks nooblimad joogid ja tervislikud smuutid. Suured kalarestoranid, samuti ka sea, veise ja lambaliha pakkujad, Itaalia ja Armeenia roogade ja mitmed muud temaatilised toidukohad on vaid osa 50 sellel alleel tegutsevast restoranist. Festivali Põnni mängumaale rajatud Salvesti pererestoran pakub head toitu ka pere väiksematele liikmetele. Nagu me ise naljatame, et Salvest on sünnist surmani, et siin me oleme siis nende beebitoitude juures, et see ongi mängumaa üks selline tõmbenumber, et kõige pisemad saavad ka kõhtu, midagi suuremad saavad alati, leiavad midagi kiirelt võtta snäkki ja ka et lastele ka midagi pakkuda.
et siis sellised suuremad lapsed saavad pannkooki meie marimoosiga, mis on nagu tuntud oma headuses ja kõige pisematele on siis päris beebitoidud siin. Mehud ja püreed ja... Millised kõige minevavad on? Millist toitu eestlane armastab oma lapsele anda? No eile, kui oli hästi kuum, siis olid mehud see põhiasi, et keegi ei taha ju karastusjooke anda väikestele. Aga muidu desserdid ja putrud ja kõik lähevad. Öelge mulle, miks teie grillfesti armastate? No grillfest on suurim ja parim, mis selles valdkonnas on. Ja mul on eriti hea meel selle üle, et tõepoolest see on läbi aegade suurim tegelikult, mis Pärnus toimub ja üks asi on minu armastus, tegelikult oluliselt tähtsam on see, mida need tuhanded, et mitte öelda 10 000 inimesed sellest arvavad ja neil kuulub ikkagi lõplik õigus ja nagu eilne päev tegelikult näitas, oli rahvast äärmiselt palju ja tänanegi päev tõotab sama rahvarohke tulema, nii et see on see, mida rahvas tahab ja minu sõnum on see, et tegelikult söömine on üks elu naudingutest. Et seda ei tohi täpselt mitte eitada otse loomulikult. Ma arvan, et mõistlik on süüa mitte valimatult ja teab mis suurtes kogustes, aga vähemalt ma ise olen võtnud nagu hoiaku süüa pigem vähem, aga süüa midagi paremat. Selleks, et ikkagi nii-öelda seda stereotüüpe muuta, on vaja pakkuda midagi suurt. Et kui me paneme siin omal külakapelli nurka mängima, siis sellega me ei ole piisavalt atraktiivsed, et kutsuda tuhandeid inimesi nii-öelda üle terve Eesti ja ka välismaalt siia tulema. Selleks on vaja välja käia midagi suurt ja grillfest just seda täpselt ongi. Sellised tasuta üritused on väga teretulnud ja kui nii kaunid daamid veel kõrval olnud, siis no ma ei tea, seda ma ei tahtnud välja öelda, aga võib-olla see on kodus pahandada. See on Pärnu, see on hea toit ja ilusad naised. Aitäh! Üks on täpselt siin minu näoga muide käib ringi. Kas see Ženial on mingi kinnise teed, et tahaks nagu Jedvardsid olla kahekesi või? Vaesemehe Jedvardsid. Mitte vaesemehe, me oleme rikka eestlase Jedvardid. Nalja tulid siia tegema. Aga tahas me teeme sulle väikese laulu või? Jaa. Äike, päike. Äike, päike. No okei, teil on Eurovisioonile veel tükk aega, nii kaua kui te järgmist Eurovisiooni ootate. Ženia, räägi, sa ju oled tegelikult hea inimene. Ja Star FM korraldab siin ka heategevusaktsiooni, milles see seisneb? See seisneb selles tegelikult, et meil on müügil 2-eurosed siis loteriipiletid. Toetame siis Pärnu Suurperede Liitu ja kõik see raha läheb tõesti heategevuseks edasi. Ma annan korraks mikrofoni sinu kätte ja sul on täpselt 5 minutit intervjueerida seda inimest, keda sa oled andnud intervjueerida ja luba mulle, et see ei ole Allan Roosileht. Ma luban sulle seda, ma arvan, ma intervjueerin Eesti rahvast. Ma arvan, niimoodi on kõige põnevam. Tere! Mis teile siin grillfestil kõige enam meeldib? Me muudku degusteerime. Näed, tikk veel praegugi käes ja lähme jälle degusteerima. Väga lahe. Kuule, aga räägi mulle, mis sulle suve jooksul või suve juures kõige rohkem näiteks meeldib? Jäätis. Jäätis. Kas praegu lähme ütleme vanaemale, et ostab meile suure tünnitäie jäätist? Oled nõus? Jaa. Kas sa tahad emmele ka tere öelda? Lehvita emmele kaamerasse. Tšau, ema! Õnne ja tervis soovime teile, õnne teile ja tervet tervis, õnne ja tervis teile soovime. Härra Erik Lill. Härra Erik Lill. Tänan. Teie ja grillfest. Mis teid seob? Üks õige eestlane peab ikka ju selles mõttes, et suve jooksul vähemalt korra mingisuguse grillilõhna ligi saama ja noh, kui see on grillfestil, siis see on grillfestil. Grillfest iseenesest on nagu väga kõva üritus, et Pärnus polegi, minu arust paremat üritust ei olegi vist. Tegelikult ei ole ju mitte midagi. Mida huvitavat näinud oled? Me oleme näinud jumala palju huvitavat, kusjuures me oleme näinud Jackie Chan, paksem versioon Jackie Chanist läks just mööda. Ma üritasin teda katsuda, ta väänas mind käest ja meil on nagu sellest, meil on tegelikult, ma ütlen ausalt, et Eesti on welcome to Estonia. Söömine on
väga tore tegevus, aga ükski söök ei maitse hästi ilma joogita. Ja kes oleks parem inimene mulle selgitamast, milline jook mille kõrvale sobib, kui Tarmo Kiudorf. Ole hea, ütle, mis on ühist söögil ja joogil? Tegelikult söögil ja joogil on ühist olnud. Tuleb nii palju, kui inimesed on söönud, on nad alati ka söögi kõrvale joonud. Aga kui soovida juua kultuurselt, siis selleks olemegi meie siin, et pakkuda inimestele kokteile, mida nad saaksid toidu kõrvale nautida. Ja siin on tore olla. Ilm on ilus, täna küll natuke tuuline, aga sellegi poolest inimesed on selles mõttes märksa kuumemadki. Aga ütle siis 3 sõna, mis sinu jaoks iseloomustavad hea toidufestivali kõige paremini. Pärnu, toredad inimesed ja head kokteilid. Ja loomulikult, see on 4. Ja loomulikult hea toit. 5 on ka, tahad ma ütlen, mis on? Ütle. Pärnu tüdrukud. Loomulikult, ma ei saanud seda öelda. Toidufestivali oluline osa on ka hea toidulaat. Laadakorraldaja Erki Laidineni sõnul müüakse siin ainult tõupuhast toidukaupa või toidu valmistamiseks vajalikke tooteid. Toidulaadal osaleb rohkem kui 100 kauplejat. Head toidukraami ja avastamisrõõmu jätkub siin küllaga. Kohtuge ehtsa Ungari kringli ja Türgi kebaabiküpsetajaga või imestage hoopis Tartu tudengi enda loodud limonaadiaparaadi üle. Tere tulemast Toidufestivali hea toidulaadale! Kas see on selline lõpuks ometi realiseerunud lapsepõlve unistus, et oleks oma limonaadiaparaat? Ei, lapsepõlves ma ei unistanud limonaadiaparaatidest sugugi. See tuli siis, kui juba täisealiseks saite, et tekkis limonaadiisu? No see tuli nagu sellest, et mul oli vedeles üks süsihappegaasi balloon puuris. Mõtlesin, mis ma teen selle ballooniga. Limonaadi tuleb teha. Väga maitsev. Tõsiselt maitsev. Kellukese maitsega, on ju? Ma arvan, et parem. Tõesti siiralt kohe. All my loving, I will sing to you. All my loving, darling, I be true. Luhal kui sellisel ettevõttel, Lõuna-Eesti ettevõttel on siis selline uudis, et me oleme täitsa uue sarjaga, see on suitsutare sari. Mille pärast me oleme erilised on see, et me teeme sinki nii nagu meie esivanemad. 7 ööpäeva on sool vee sees, siis läheb ta suitsuahju ja meil on ehtsa lepapuu suitsuga suitsutame. Kui suur lihasööja te ise olete? Väga suur lihasööja, kuna 0 veregrupp, millel on väga liha vaja. Te olete natuke eluspordiga ka kokku puutunud ja ma mõtlesin, ma küsin sellise küsimuse, et mis te arvate, kas eestlased oskavad tervislikult toituda? Ma olen täiesti kindel, et juba aina rohkem hakatakse sellele tähelepanu pöörama, mis on hästi tore kuulda, et eriti just näpsitoodete puhul, mis on hästi värvilised pakid, et need välismaiseid neid toiduaineid me küll ei taha süüa, siis mõtlesime, et teate, et need on täiesti eestimaised ja me kasutame eestimaist toorainet, siis on väga paljudel suured silmad, et uskumatu, et mida eestlased oskavad küll teha juba. Grillfest. Olete te seda varem ise ka külastanud enne tänast? Väga piinlik, aga tõesti ei ole. Olen kõike muud teinud elus ja väga kihvt üritus, hästi meeldiv rahvas kõik siin ja peab ütlema, et väga uhke tunne on olla eestlane. Hea toidufestival ja lemmikloomad, mis neid seob? Kindlasti hea toit. Lemmiklooma arvastab samamoodi head toitu kui inimene. No kuidas aru saada, et loomale maitseb? Kas see on pigem ikkagi peremehe otsus, mis loomale maitseb või on tõesti loomast aru saada, et see on see õige valik tema jaoks? See on koostööprojekt. Esiteks peab olema looma omanik küllalt tark ja teadlik, mida loom vajab. Ja tegelikult loom vajab valdavalt liha. Ja väga heas lemmikloomatoidus liha osakaal on üsna suure. Ja kunagi ei ole siis kvaliteetne toit Maximarketi toidu hinnaga. Nii et kui me oleme võtnud endale lemmiku, siis me peame teadma, et ta on üks pereliikmetest ja tema toidulaud peab olema sama rikkalik kui meie enda oma. Ma võtan su kaasa endaga. Ma ei ole nii nunnu. Kus ma jätan ta siia? Ja räägi tere hommikut teist.
nii. Heatoidufestival Grillfest. Heatoidufestival Grillfest. See viis haaras mind, see viis võlus mind, see viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas sind. No milline on kõige turvalisem toit grillfestil, mida teie julgete kõigile soovitada proovida? Eks ikka kartul ja liha on ikka kõige parem, mina arvan küll, et olen ise proovinud ja soovitan teistele ka. Tees mõistmas, su laulu lõhna ja mõtted mõistmas, ainult ma ei mõistnud siin. Kõik inimesed on siin üritusel söönud, joonud ja ilmselgelt tekib vajadus pisema privaatse ruumi järele. Just nimelt. Mis on vanade aegade taustal jätnud sellise mulje, kuhu väga minna ei taha, et seal on väga paha hais ja mustus. Nii on edasi, eks ole. Te juba teate, millest ma räägin. Just nimelt, et antud hetkel siis need tualetid, mida te näete siin meil taamal olevat, nendes on nüüd kasutusel spetsiaalsed sellised keemiad, mis on umbes 10 aastat vanad. See tähendab, et 10 aastat tagasi on nad umbes turule tulnud ja mis igasuguse haisu ja bakterid likvideerivad. See tähendab seda, et tänapäeval tegelikult välitualett peaks olema siis selline asutus, mis ei tohiks jätta ebameeldivat emotsiooni kellelegi, kes seda külastab. Juhul, kui kõik kasutajad on teiste suhtes viisakad, see tähendab seda, et ei astuta jalgadega poti peale, kasutatakse tualetti täpselt nii, nagu kasutatakse oma kodus. Kuidas paberiga lood on? No paberiga lood nii, nagu nad alati on, selles mõttes, et meie paneme kenasti paberihoidikud paberid täis ja 5 minuti pärast neid enam seal ei ole, selles mõttes, et arusaadav, et üritustel inimestel tekib vajadus nina nuusata, nägu pühkida, käsi higist pühkida, mida iganes, eks ole. Et midagi selle vastu ei saa nagu võidelda, et me jälgime ja paneme seda juurde, aga üsna ruttu ta sealt paraku kaob. Aasta 2012 Nudikaim restorani Pärnu toidufestivaalil. See on nüüd Tartu seltskond, jah? Jaa. No nii, palun. Aitäh! Suur üllatus, aitäh teile! Miks just Meat Market selle auhinna sai? Meat Market oli selgelt kõike nagu arendatum asi, et nad ei olnud seal põhisaslöögi ja kaelakarbonaadiga, praedukartuliga, aga nad on mõtlenud seda teema natuke teise maani ja sealt tulee huvitavad sellised nüanssid selle asiga ja ma usun, et poissel on nagu edukas äriidee selle asiga. Olgu tulevad Tartust, see on natuke kahtlane asi Tartuna, aga kindlasti mulle meeldis see asi. Teine, mis on hea ka on kalarestorani, mis on tulnud siia, aga kahjuks nüüd poisid oli paremad täna. No, mis teile täna edu tõi? Ma arvan, see uudne lähenemine, uus grill, mida me täna eile esimest korda katsetasime ja loomulikult maailma kõige paremad lihameistrid on Argentiinast pärit ja meie meeskonnas on selline mees olemas. Ei enam tea, tegin kus pea, kõik selgem näis just nii kui pea. Samal ajal, kui Senja Fouken on haaranud endale TV-ga, me lihtsalt tuleme otse eetris teie juurde küsida, kes on teie juuksur? Meie juuksur on, kes on? Mina tegin oma juuksusoengu, tegin oma emalokitangidega ja selle ma tegin täna hommikul, nii et see on tegelikult päris värske. No meie võttetiim arvas, pani panused selle peale, et Senja on üritanud sinust teha Jüri Vlassovit. Tänan küsimast hästi, Jüri Vlassov on minu väga hea semu ja kui ma näen natukene Jüri Vlassovi moodi välja, siis ei ole mul selle vastu mitte midagi. Kui sa minu tädi näed, siis... Meil oli uus laul, las me esitame selle, kui sina Senjat näed. Kui sa minu Senjat näed, siis ütle talle. Sääsetõrjevahendid ma näitan sul. Tule, ma näitan sulle selle suve kõige moodsamad sääsetõrjevahendid. Päris tõsiselt kohe, lähme vaatame. Siin nurga taga, ma ausõna näitan sulle seda. Vaata, mis tal on kõrvas. See on tähtaniisist tehtud ehted ja see tähtaniisi lõht tõrjub sääski. Nii et ta väidab, et ei ole ühtegi sääske olnud terve eilse õhtu ega tänase päeva tema ümber. No ma olen isegi, ma arvan, Kairit, sinuga nõus sellepärast, et selline krassavitsa, kui nüüd naeratab, siis ma arvan, sääsed panevad kõik lihtsalt plehku ja see on variandis. Senja on ju tänane krassavitsa välja meil täiesti. Natukene raha.
Issand jumal. Otse eetris. Ma tahtsin sulle öelda, et seal on üks Meira telgis on selline kohvimaksesüsteem, et ilusad tüdrukud saavad tasuta kohvi, natukene ilusad tüdrukud saavad 1 euro eest ja mehed maksavad 2 eurot, nii et ma usun, et me mõlemad saame tasuta. No lähme kohvile. Jälle riskin, sest tean, kord pean ta vallutama, riskin, sest tean, kord pean. Juba aastaid peetakse Grillfestil rahvalikku kalapüügivõistlust. Sellel aastal püüdis Pärnu Vallikraavis kala rohkem kui 30 kalameest ja naist. Võistluse peaauhinnaks oli Konksupoe väärt kalapaat. Liivimaa lihaveist tutvustaval võistlusel selgitati Eesti esimene superchef. Toidufestivali esimesel päeval toimunud grilljumil selgus parim noor grillija üleriigilises koolidevahelises arvestuses ja festivali teisel päeval Eesti meister grillimises ja rahva barbecues. Grillfesti küpsetamisvõistlusel võisteldakse 3 voorus. Esimeses neist valmistatakse Rakvere searibi, teises talleegi broilerit ja kaupmehe fantaasiavoorus võib küpsetada kõike. Nii regionaalsetes eelvoorudes kui ka Vallikäärus toimuval suurel lõppvõistlusel degusteeritakse Rakvere lihakombinaadi talleegi ja kaupmehe uudistoodangut. Teada on, et eestlaste lemmiktoodeteks läbi aegade on punases marinaadis grilllihad. Selle aasta trendikad grilliuudised Rakverelt ja talleegilt on aga tooted naturaalsetes marinaadides. Kaupmees rõõmustab grillisõpru maitsva halloumi grillijuustuga. Alates sellest aastast on Rakvere võistlusribi igaühel võimalik osta teatud Selverite lihalettidest. Täpset müügikohtade loetelu vaata kodulehelt www.grilliliit.ee. Eesti Grilliliidu korraldatavatel rahvalikel ja meeleolukatel küpsetamisvõistlustel osalemine kogub populaarsust iga aastaga. Suurel lõppvõistlusel on osalejaid ka välisriikidest. Tere! Kuulge, mina ei tea autodest mitte midagi, aga isegi mina saan aru, et teil on mootor katuse, nii-öelda eemalt vaadates katusele tõstetud, et mis asi see on? Tegemist on barbecue-ahjuga, kõige klassikalisem, siit käivad ikka söed või need halud sisse, väike tuli ja siis muudkui aga küpsetab, aga et ahi on nii-öelda suurendatud kujuga 2,4-ga läbi korrutatud mõõtmetes, mis mootor tal kapoti all on täpselt. Nii et selles suhtes on tegemist 8-silindrilise small block mootoriga. Ja et mul kaameramees natuke eemalt abistas ja ütles, et näe V8 küpsetavad, et V8-ga küpsetavad, nii et ta väga mööda ei pannudki siis. Ei, absoluutselt mitte. No ma ei saa sellest aru, teete ühte siga, ühte kana, aga mehi on nii palju. Miks nii palju mehi on vaja 2 asja jaoks? Igalühel on oma ülesanne. Minu ülesanne on jälgida, et küpsetusgraafikud oleksid korrektsed, et A-normaalid ei oleks siin sees, et temperatuurid oleks ilusad ja lõppkokku... Mis on ilus temperatuur? Siin nagu ta hoiab praegu 77 ja 69 on sisetemperatuur, et see on niisugune suhteliselt hea ühtlane temp, et ei ole toimunud väga suuri ahju sissepanekust, väga suuri muutusi ja sellepärast ma ei taha teha ka ahjust lahti, et nii kui temperatuur langeb, nii langeb liha sisetemperatuur ja siis liha jääb pinskem. Räägime rahvale, kui hea ja kiire ja mugav ja puhas on gaasi peal toitu küpsetada. No miks on see siis parem kui selle süte peal? No aga näete, me oleme siin päev otsa olnud, riided on valged ja puhtad, ei määri, grill läheb ruttu kuumaks, toit on maitsev, mis veel tahta? No ma näen, et teil on ilusad naised ka punti võetud. Aga loomulikult, kus ilma nendeta ei pea mitte kuskil üle ega ümber. Et selles mõttes ikkagi see süte peal grill ja gaasigrill väga ei erine, et ilusad naised peavad ikkagi pundis olema. Kõige rohkem on vaja head seltskonda, head tuju. Ja seda Grillfest pakub? Seda Grillfest pakub ja kõik ülejäänu tuleb sinna juurde iseenesest.
minu jaoks täiesti uskumatu, et Seesam kindlustus on Hea toidufestivalil esindatud. No mille eest te siin võitlete ja mida kaitsete? Me ikka võidu peale väljas, aga tegelikult hea toit ja nii-öelda kindel tunne käib alati käsi käes, nii et sellepärast oleme ka siin kohal. Mille vastu iga eestlane võiks ennast suveks vähemalt kindlustada? No kindlasti tasub võtta kodukindlustus, sest et isegi kui te olete kodust läinud suvel, et oleks kuhu tagasi minna. Tell us a few words about your barbecue entry. Okay. Once again, we're going to stay in the deep south. This time we're going to move to Texas. We're not going to do anything fancy, but we're going to do everything big. Big, big, big. Like the Golden State itself, we're going to serve you a full rib of beef. So we should be able to get cuts out of that are rare, medium well, and well done. Niin vaikseks kõik on jäänud su ümber ja su sees, mis oli see on läinud, mis tuleb alles ees. Ja nüüd siis grillivõistluste esimene koht, meister, üldarvestuse parim ja tänavu 2012 läheb see auhind Lõuna-Eestisse. Valgjärve valda, Tarmo Märs, ole hea! Eesti Rahva Barbecue võistluse BBQ 2012 on üldarvestuses võitnud Gourmet Gala, palume! Ja teie ees on Eesti parimad barbecue, rahva barbecue spetsialistid 2012. Gourmet Gala. Hei, 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 tule ja võtta kaasa trambo. Ma arvan, et see, et me võitsime ikka puhas juhus, aga nüüd tuleb välja, et see juhus on juba 5. korda järjest olnud. Peab ikka pime juhus olema. Jube pime on see juhus, jah. Kas teil oli aega ise ka teiste konkurentide juures käia maitsta, mida nemad te pakkusid? Jah, me käisime, maitsesime ja ma arvan, et Sürhi tegi väga õige otsuse. Tegelikult on konkurents väga tugev, et me võime siin nalja teha konkurentide peale, siuksed sõbralikud sarsid siin ühele ja teisele. Tegelikult on konkurent väga tugev. See esimesed 4-5, kes on, seal ei ole selget, kes võidab. Seal on tegelikult nii, et need on nii väiksed nüansid, et üldse on võimalik võita. Ei tule jaama, kuule, täna kell 6. Eile ja täna Pärnus toimunud grillfest on vaieldamatult läbi aegade edukaim. Võistkondade arv oli seal suts üle 50, kokku siis koolide vahelised võistlused, lisaks grillimisvõistlused ja barbecue võistlused ja tegelikult sellest 50 võistkonnast oli kokku 7 riiki esindatud, mis oli väga hea tulemus. Meie grillfesti võistlused, kogu kohtunikkonna korraldamise pool, kogu kohtunikkonna töö, lisaks võistkondade nagu üldine tase on ikkagi väga kõrgel maailma tasemel. Võiks täiesti kindlalt väita, et maailmas on 2 väga tugevat barbecue riiki. Üks on Ameerika, teine on Eesti. Ja siis tulevad kõik need teised tagant järgi. Rääkige oma fännidele, kuidas teid leida ja kuidas teie fänniks saada? Esiteks on see, et tasub liituda Eesti Grilliliiduga. Meil on kodulehe aadress grilliliit.ee ja loomulikult Eesti grilliportaal.ee, õigemini siis grilliportaal.ee ja lisaks on grillfest.ee. Hullun argipäeval helide laviin, mul paistus kõri orelist ja hullun Sündmus on jõudnud sinna staadiumisse, kus ka korraldaja Auris Rätsep saab käed taskusse panna ja rahuloleva pilguga üle kogu selle telkide massi vaadata. No mis tunne on? No tunne on nagu vanas eas estraadilaulus Bang, 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 Ladyland, kõik jäid ellu, kõik jäid mällu. Ellu jäid tõesti kõik ja siis ma võin öelda, kui kõik on ilusasti elus, nagu siin praegu on, tohutu publiku massi juures ei ole olnud ühtegi reaalset intsidenti selle 2 päeva jooksul, et toidukultuurifestival, hea toidufestival, Grillfest 2012 on igati korda läinud, seda ma võin teile kinnitada, sellepärast et rahvas kinnitas seda üksmeelselt, kui ma küsisin laval õhtut lõpetades või festivali lõpetades, et kus järgmise aasta Grillfest toimub,
toimub siis, vähemasti rahvas teatas, et Pärnus kohe päris kindlasti. Ja mällu ma usun, et jääb nii Pärnu inimestele kui ka külalistele see festival päris pikaks ajaks, sellepärast et oligi tegemist sisuliselt osalejate arvult aegade kõige suurema toidufestivaliga, nii et raske oleks seda väga ilusat 2 päeva, igas mõttes ilusat, ka ilma mõttes väga ilusat 2 päeva unustada. Need olid väga-väga kena 2 päeva. Aitäh kõigi publikule ja aitäh kõikidele osalejatele. Aitäh. Öelge mulle palun, mida te sööte, et te nii head välja näete ja nii ilusat muusikat teete ja laulate? Head ja paremat. No ma ütleks seda sama, et head ja paremat mina võib-olla ei vali nii palju kui Tõnu, sellepärast näebki Tõnu natuke parem välja. Nõmme turul käin tihti, ma tegelen, mulle meeldib, hea värske kraam ja siis kala meeldib väga ja niisugused. Võisin alles eile julgelt öelda teile, et kaugele on päev must veel, mil arm mind haigeks teeb. Märt, mida sa sööd, et sa nii ilus ja nooruslik välja näed? Palun jah, ma võin graafiliselt näidata. Ole nooruslik, ole sportlik, optimism ja nii edasi. Meie oma Märt Rannamäe, juhuu! Pilgud on nooled, mis mööda ei lenda, üks haavu meil lööb ja teine tervendab selle poolest on armastust tunda ja endast kanda hea. Samal ajal kui Nancy laval esines, siis rahva hulgas oli ainult üks jutt, mida kuulda oli. Kuidas on võimalik, et üks naisterahvas ei muutu peaaegu 20 aastaga, no mitte grammi võrki. Mida te sööte? Ma ei tea, erinevaid asju, peaaegu kõike. Peaaegu. Ma söön tegelikult niimoodi, nagu mu sisetunne ütleb, see, mis meeldib hetkel. Muidu mulle maitseb kala kõige rohkem, ikka kalatoidud. Kana ka ja kalkun ja part ja sellised heatoidud. Suurepärane kontsert, te lõite rahva niimoodi käima, et Pärnus pole sellist pidu juba tükil ajal nähtud, et kuidas te ise Grillfesti suhtute? Siuke hea energia, hea toit, fantastiline publik alati, ma lihtsalt iga kord ma olen kuidagi nii sügavalt üllatunud ja meeldivalt üllatunud, sest ma tulen alati ja olen siuke võbin on sees, et nii närvis, et ja siis, kui ma seda rahvast näen ja nende silmi ja nende olekut, see on lihtsalt, ma ei oska, see on nii fantastiline. Pilgud on nooled, mis mööda ei lenda, üks haavu meil lööb ja teine tervendab selle poolest on armastust tunda ja endast kanda hea. Pilgud on nooled, mis mööda ei lenda, üks haavu meil lööb ja teine riivates vaid terveks teeb meid. Suur tänu teile, kallikesed! Kas eestlased oskavad süüa teha? Eestlased oskavad väga hästi süüa teha. Seesama üritus ju näitab, et oskab küll. Iga vist ei oska, mina küll ei oska. Ma oskan suppi soojendada. See on minu põhihobi muide. Oskab küll, nad käivad kogu aeg piiluvad, mida me teeme ja oskavad küll juba. Eesti inimene oskab väga hästi süüa teha. Ma arvan, et eestlane oskab süüa teha, aga elutempo on nii kiire. No, mis teie arvate, kas eestlane oskab süüa teha? Eestlane oskab süüa teha ja eestlane oskab süüa nautida, ma arvan. Noh, ma arvan, et need, kes siin täna võistlevad ja küpsetavad kindlasti. On inimesi, kes oskavad süüa teha. Jah, eestlane oskab süüa teha.